Writeris all- ja ülaindeksi kasutamise jaoks on kaks võimalust. Kõigepealt tuleks ära kirjutada tekst ja seejärel tuleks ära märkida teksti see osa, mida ma soovin kas ala- või ülaindeksisse viia. Nagu näiteks siin üleval on näha, ma olen kirjutanud H2O selliselt, et 2 on all ja 5 ruudus selliselt, et 2 on üleval. Nüüd uuele tekstile, näete siia ma olen kirjutanud H2O, selle 2 ma märgin ära ja nüüd ma näitan teile, millised on siis variandid, et seda 2 panna alla. Selle jaoks on 2 varianti. Esimene võimalus on võtta vormindusmenüü ja siit valit märk. Ja kui teil see vormindusmenüü avaneb, siis jälgige, et ülevalt oleks valitud selline sakk nagu paigutus. Ja paigutuse esimene osagi kohe räägib just sellest ülemisest ja alumisest indeksist või siis ütleme ülakirjast ja alakirjast. Ehk siis te peate nüüd märkima, kas te soovite selle märgitud teksti panna ülemiseks indeksiks, ülakirjaks või alakirjaks, alumiseks indeksiks. Kui ma soovin kirjutada H2O ja see 2 oleks all, siis märge tuleks teha alakirja ette. Ja nüüd, et seda kinnitada, klõpsan all nupule sobib. Ja näete, et mul on ilusti kirjutatud H2O. Teise näitena, nii nagu üleval on, ma soovin kirjutada näiteks siis 10 ruudus. Kõigepealt ma kirjutan ära vajalikud arvud, 10 ja 2, mis hakkab olema siis ruudumärk. Märgin ära ruudumärgi, ehk siis selle number 2, ja samamoodi vormindusmenüü, märk, ja seekord siis märgin, et ta on ülakiri. Kinnitan nupuga OK, sobib ja on ilusti tulemus näha. Teine võimalus üla- ja alaindeksi kasutamise jaoks on tööriistariba vormindus peal nupud. Ülaindeks ja alaindeks. Aga vaikimisi need nupud ei ole aktiveeritud, ehk siis tähendab, et te peaksite need vorminduse menüüle lisama. See lisamine käib selliselt, et teete vorminduse menüü suvalise nupu peale parema hiireklõpsu. Esimene valik on nähtavad nupud ja siit otsite vajaliku nupu üles ja aktiveerite klõpsuga.